tere, olen Kristi Türk ja käin 12. A-klassis ja õpin majandusõppe suunal. Tere, mina olen Markus-Erik Lepikult, õpin 12. B-s loomeettevõtluse suunal. Ja täna räägime, miks peaksid valima Pirita Majandusgümnaasiumi oma haridustee jätkamiseks. Aga miks valida Pirita Majandusgümnaasium? Meie õppekavad nii majandus- kui ka loomeettevõtluse suunal on väga head. Meil on samuti väga lai valik valikaineid ja meie õpetajad on väga innovaatilised ja head. Lausa tippklass, ma ütleks. Me samuti seisame äsja renoveeritud koolimajas, praegu asume Aetlus. Samuti koolielu on meil väga aktiivne ja asukohalt, ma ütleks, me oleme just ideaalselt. Natukene linnas, aga mitte linnast väga kaugel. Samuti meil lähedal on mets, terviserajad ja ka rand. Nii et kõik on käe-jala ulatuses. Gümnaasiumi õppekava koosneb põhikursustest, suunakursustest ja valikainekursustest. Gümnaasiumi lõpuks peab olema õpilasel läbitud vähemalt 6 valikainekursust. Valikainekurssuseid saab võtta siit Pirita Majandusgümnaasiumist või siis ka erinevatest ülikoolidest. Gümnaasiumis toimub hindamine kursuste kaupa. Kursuse mahuks on 35 akadeemilist õppetundi ning väga tähtis on ka mainida, et siin Pirita Majandusgümnaasiumis saab õppida ainult laia matemaatikat, mida meil on ka 15 kursust. Kui sind huvitab, kuidas maailm toimib, kuidas arenevad ettevõtted ja liigub raha, siis majandusõppesuund on mõeldud just sulle. Siin õpid arendama oma analüütilist mõtlemist, otsustusvõimekust ja üleüldist loogilist mõtlemist. Suunale annavad sisu siuksed kursused nagu ettevõtlus ja turundus, mikromajandus, makromajandus, raamatupidamine, maksundus, graafiline disain, õpilasfirma ja inglise ärikeel. Kui sina tahad teada, kuidas hakkama saada meediamaastikul, luua huvitavaid visuaale ja õppida pilditöötlust ja kõik see ühendada ettevõtlusega, siis loomeettevõtlus on suund just sinule. Meie suunale annab sisu sellised ainetunnid nagu meediaõpetus, ettevõtlus ja turundus, majanduse alused, graafiline disain, foto- ja filmiõpetus, disainmõtlemine ja õpilasfirma. 11. klassis peate mõlemal õppesuunal läbima praktilise töö raames õpilasfirma. Õpilasfirmas õpite võtma vastutust ja töötama meeskonnas. Sa saad kaasa väärtuslikke kogemusi, nagu näiteks juhtimine, toote arendamine, turundamine, finantsplaneerimine või ka lihtsalt probleemide lahendamine. Õpilasfirma käigus saate käia ka mitmetel erinevatel laatidel, mis annab teile tohutu müügikogemuse. Lisaks toetab teid terves selles protsessis õpetaja Marko Krossberg. Ka meie koolil on omad traditsioonid. Iga aasta septembris toimub meil kooli avaaktus, kus allkirjastame koolirahulepingu ja anname kätte Oskari kujud, millega tunnustame eelmise aasta kõige silmapaistvamaid õpilasi. Iga aasta septembri lõpus toimub meil ka arvamusfestival, kus arutletakse erinevatel kooli puudutavatel teemadel ning mille kaudu saad ka sina kandideerida meie aktiivsesse õpilasesindusse. Lisaks toimub meil sügisel ka iga aasta loome versus majandus jalgpallivõistlus ning hiljem aasta sees on meil ka õpetajad versus õpilased korvpall ja võrkpall. Enne igat jõuluvaheaega toimub meil ka jõululaat koolis, kus osalevad hästi palju meie omaenda õpilasfirmasid ning ka meie kooli minifirmasid ja mini-minifirmasid. Ka kooli sünnipäeva tähistame me uhkelt. Iga aasta kooli sünnipäeva nädalal toimub meil kas meedia- või majanduskonverents. See aasta näiteks toimus meil meediakonverents. Kooli sünnipäeval toimub meil ka ametlik rongkäik Pirita kloostri varemetest koolini välja. Ning lisaks toimub meil ka aktus, kus tunnustame koolipere kõige säravamaid ja silmapaistvamaid liikmeid. Igal kevadel toimub meil ka abiturientide pall õpetajate majas ning seda korraldavad 11. klassid ja sinna on oodatud kogu gümnaasiumi pere. Kui sa pole veel otsustanud, kuhu edasi õppima minna ja sind huvitab ettevõtlus, valid Pirita Majandusgümnaasium. Ja ära unusta, et haridus teeb vabaks, kasvata südant tarkuseni.